Tšau Kaia. Tšau Helena. Tšau kuulaja vaataja. No nii, meil on meie räägime energiatüüpidest sarja järg kätte jõudnud. Projektoriteni. Täpselt. Ja teab mis, kuulaja vaataja. Üks meist siin laua taga on projektor ja see ei ole mina. Siis olen jään järele mina. Olen siis Just. 4-6 profiiliga põrna projektor. Jep, seda sa oled. Kas sa jagaksid mõne sõnaga, millal sa HD-st üldse teada midagi said? Tegelikult isegi siis, kus sa selle kunagi avastasid, ma mäletan, ma vaatasin seda kaarti, aga see tundus siuke mambo jumbo, et ma olin mingi möhnaga, ei tea, ei huvita nagu. Aga siis elutee viis meid lahku, aga kuidagi siis sina jõudsid läbi oma Zoomi koolituste tagasi mu köökimaale eelmise, issand jumal, ma mõtlen. Varsti saab vist 2 juba. 2 aastat hakkab saama, sügisel saab 2 aastat eelmine, ja siis kui mina sain teada, et ma olen projektor, siis ma olin ka nagu äärmiselt, mulle ei meeldinud see alguses, sest kuna mul on defineeritud süda, siis ma olen hästi kohusetundlik. Et kui ma luban midagi, siis ma teen selle ära ja ma lähen hullult närvi, kui inimesed ei tee seda, mida nad on öelnud, et nad teevad ja siis ma ei saa aru, mis neil viga on, nagu see on mul kindlasti elu läbi probleem. Aga samas on see, et kui ma teen, ma võin oma selle defineeritud südamega minna läbi seinte nagu, aga ma pärast kukun kokku ja siis ma olen ennast hullult piitsutanud sellest, et kuidas mul siis ei ole nii palju energiat kui teistele, miks mul on vaja nii palju puhata ja see kindlasti nagu oli minu jaoks niisugune valukoht läbi elu, et ma ei saanud aru, et miks ma siis teistmoodi olen või et nagu miks ma näen suurt pilti ja teised ei näe või miks ma analüüsin nii palju ja teised ei analüüsi ja üleüldse palju asju nagu, et või miks ma nii nagu pehmo olen mingite ekstreemsete asjade koha pealt, et mul üldse ei meeldi vaata ekstreemsed asjad, minu jaoks on täiega hirmus nagu. Mingid paljud asjad nagu olid minu jaoks loogilised ja algus oli seda raske vastu võtta, aga samas see nagu pikemas perspektiivis andis mulle hästi palju eneseaksepteerimist ja läbi selle tuli ka siis lõpuks siuke tugev enesearmastus ja eneseväärtustamine ja sealt tuli siis võib-olla nagu mingid muud asjad, et nagu üldse nagu iseendane elamine, et miks ma siin, või see sama see iseenda sisemise nagu hääle või keha kuulamine, et käies oma teed, sest ennem nagu olles ise nagu oma arust tark on ja siis on väga raske leida neid autoriteete, kelle nagu käest küsida või kuhu poole vaadata on ju ja tihti, kus sa ka leiad mõne inimese lõpuks ikkagi pettud nagu ja siis ongi see, et nagu kui mul mingid tugevad isa või meesfiguure ka elus ei ole, siis ma olen alati väga iseseisev olnud nagu, et see oli kohati väga raske, et nagu kus ma siis nagu küsin abi või tuge või kus ma suundun nagu, et see nagu see teadmine, et tegelikult need vastused on olemas, ma lihtsalt pean nagu neid kuulama, see oli hästi selline rahustamine jaoks. Ma tahaks korra tagasi põigata selle juurde, et see on hästi hea, et sa tõid sisse oma defineeritud südame. Et võib-olla siuke nagu natuke taustainfoks, et projektori teeb ju projektoriks see, et sakraal on defineerimata ja sakraal on küll kõige võimsam mootor, kõige järjepidevam mootor, aga neid mootoreid on veel. Emotsioonide puhul on see, et seal drive'ivad emotsionaalsed ihad, erakordselt püsimatu ja ettearvamatu mootor. Sellepärast vaata ka see emotsionaalne lainetus ja siis on meil juured, mis on see impulss, on ju. Ja siis on süda ja süda, defineeritud südame tark kasutamine tegelikult nõuab sellist korralikku meisterlikkust, sellepärast, et defineeritud südamega võib selle toore tahtejõuga nagu korralikult üle sõita iseendast ja elust ja kõigist teistest. Et see on selline tahte ja tahtejõu põhine mootor, mis tegelikult peaks nagu väga targalt ikkagi töötama sinu heaks, mitte lohistama sind läbi elu ja see on nagu nii hea, et sa tõid selle sisse, sellepärast, et projektorid, kellel on süda defineerimata, on täiesti teistsugused.
et mul on nagu hästi tihti meeldinud öelda, et noh, defineeritud südamega nii manifestorid on ju, kui siis ka projektorid on nagu eraldi nähtus ja sa oled selles mõttes nagu eriti ägedalt eriline nähtus, et sul on küll süda defineeritud, aga autoriteet on sul põrna oma, mis tähendab seda, et tegelikult sind juhib ju läbi elu ikkagi just see intuitsioon. Kas sa jagaksid natuke seda poolt, et selles mõttes ma olen päris kindel, et sa tegelikult ju tajunud seda, et sa siuke hästi intuitiivne oled, on ju? Ja et sa tegelikult ju tajud hetkes seda resonantsi, aga et kuidas see käib? No see on ka valukoht minu jaoks elus, nagu et ma enda arust nagu õppimine, mul lemmiktegevus on ju, ma olen läbi elu alati õppinud, aga samas nagu kui ma pean mingi faktiteadmisi või nime või numbriteadmisi, nagu selle koha pealt ma olen ülinõrk nagu ja ma teen alati otsuseid nagu sisetunde järele. Ma ei oska kunagi ratsionaalselt põhjendada, miks ma teen nii või miks ma lähen nii, aga mu sisetunne ütleb mulle nii ja ma üldjuhul selle elan, sest millele ma siis muud moodi elan. Ja üldjuhul on see mind ikkagi nagu hoidnud. Aga nagu ma olen alati tundnud ennast nii-öelda lollina, et kuidas ma siis nagu seletan selle, ratsionaalselt ma ei suuda seda põhjendada, lihtsalt nagu see minu naiivne viis järgida enda sisetunnet nagu. Aga ma tunnen seda väga tugevalt oma olemus samamoodi niisugune kas kerguse tunne äkki või mingi kutse, et tõmbab sinnapoole, et see on õige nagu. Või siis selline tugev hirm või nagu mitte huvi mingite asjade vastu, et see, ma ei tea, ei huvita nagu. See on hästi äge, sest et põrna autoriteet on võib-olla vast kõige keerulisem ära tabada, ära tajuda. Ta on nagu siuke hetkes annab märku, on ju. Ja põrna on üldse siuke nagu hästi ärev ja intuitiivne ja eriti kui on põrna autoriteet, siis see tähendab tegelikult seda, et nagu selline tundlikkus keskkonna suhtes on tavapärasest suurem, mis tähendab seda, et nagu mingites keskkondades on see ärevuse skaala lihtsalt ongi nagu jumala kõrge ja püüa sellega elada, eks. Et aga see on nii äge, et sa selle sisse tood. Et põrna autoriteedi kuulamine, see siuke resonantsi keel või siis just see, et nagu see on minuga kooskõlas, see on siuke, tekitab elevust, ma ei tea, kuidas, ma ei tea, mis saab, aga see tekitab mu elevust, versus siis see, et nagu potentsiaalselt ohtlik. Ja ma olen kindlasti sellest enda poole aru saanud, et minu jaoks ärevus on sama asi, mis elevus nagu, et kindlasti kui ma tunnen ärevus, siis see on ka mingil määral juba elevus, et üldjuhul on see hea asi, et sinna suunas ma võiksin ja peaksin liikuma, kui see on nagu kindel nagu siukene nagu füüsilisel tasemel hirm nagu, see on teine asi. Sellepärast ma nagu ütlen, et nagu ma tihti tunnen ärevust, aga ma teen ikkagi mingeid asju, on ju. Et ma lähen sealt läbi, sest minu jaoks see ärevus, mis võib olla ka inimeste jaoks hirm, on ju, kõlada nagu hirmuna, on midagi muud kui päriselt nagu hirm, et mina teen sealt tugevalt vahet, et üldjuhul ärevus on elevus, tihti inimesed ei saa sellest aru, kuna ta on niivõrd sarnased. Just. Üks on see elevuse liblik, et siuke, et ma ei tea, mis saab, on ju. Jah, teine on siuke, et back away. Lihtsalt nagu see teevib kuristiku ära sinna mine. Kutsed, sa mainisid nii hästi kutseid. Ja ma tean, et kõigi projektorite jaoks alguses, kui nad HD-s nagu loevad seda toota kutset, siis on nagu siuke esimene asi nagu meh. Et mis asi see nüüd on ja kuidas see nüüd peaks päriselus käima, et lihtsalt nüüd istun nagu maha, on ju, mul on siin mingid kohustused ja päris elu ja arved on vaja maksta ja nüüd lihtsalt istun siis nüüd maha ja lihtsalt ootan, et keegi mind kuhugi kutsuks või. Ja siis järgmine etapp tavaliselt, mida projektorid läbi teevad, on see, et nad unustavad ära, et kutse peab olema tunnustav, mis tähendab seda, et siis on see, et ükskõik kes, ükskõik kuhu kutsub, siis nagu peab kõigele jah ütlema, on ju. Et kuidas need aastad nüüd, kus sa oled kuidagi nagu seda värki ka oma ellu rakendanud, kuidas see päris elus? Ma tahan ikkagi seda nagu teada, seda real life. No see, ma arvan, et oli kõige raskem osa selle juures, mida nagu omaks võtta, sest oma defineeritud südamega olen ma kindlasti nagu hästi palju algatanud ja mul kindlasti on palju ideesid ja ma olen suht siuke omamoodi püsimatu ikkagi nagu, et seda oli kindlasti hästi raske, aga samas ongi, mind aitas see, et kui ma analüüsisin, on ju, et kuhu need asjad siis mind viinud on, mida ma siis algatanud olen. Tihti samamoodi mul saab kes see energia otsa või siis ma teen nad ära oma defineeritud südamega, tahtejõuga teen ära ja siis pärast olen nii ribadeks ja nii katki, et nagu siis tuleb eraldi aega ja raha kuskilt leida, et aastuda sellest kõigest on ju. Et õnneks on mind õnnistunud, et sellega ma olen saanud nagu nendest läbipõlemistest nagu ennast välja, aga ka elu, et läbipõlemine on tihti nagu
halvem variant kui see, et võtta nagu siis aega enda jaoks ennem ja nagu iseenda eest hoolitseda jooksvalt. Mida ma siis harjutasin, on see, et olla siis ise heas kohas endaga, et iseenda eest hoolitsemist, et no tihti nagu kui on aega vähe ja kiire, siis tihti esimene koht, eriti ka emana on ju, siis sa võtad selle aja enda arvelt, on ju, enda enesehoolitsemise arvelt või enda une arvelt, aga siis sa oled lõpuks nagu kuri ja pahur ja ei ole energiat või tuju kellegi jaoks, et see ka kuskil heasse kohta ei viinud, et võib-olla just, et see analüüsimine, et ise algatatud asjad ei ole viinud tavaliselt kuskil heasse kohta, et on heasse kohta on viinud need võib-olla kutsed ja need kutsed ei ole olnud nagu otseselt nii väga võib-olla ka otseselt inimeste poolt, vaid samamoodi, et elu on kutsunud või mingi koht on kutsunud või mingi kuulutus on kutsunud, et ma tunnen nagu mingi tõmmet, nagu sellist magneetilist tõmmet millegi suunas ja üldjuhul, kui ma olen sinna nagu läinud, et siis no näiteks mingi üritustega, et ma üldjuhul tänaseks käin väljas siis, kui mind kuskile kutsutakse ja kui ma tunnen, et see on hea mõte, kuigi ratsionaalselt võib-olla ma võiks öelda, et see ei ole hea mõte, siis ma saan sealt kas mõne ägeda tutvuse või on ägeda kogemuse, et üldjuhul mu nagu see sisemine kutse mind nagu orki ei vii, et on ikkagi pigem avanud väga palju uusi võimalusi, aga kindlasti algus oli hästi raske. Aga ma kasutasin seda aega rohkem nagu ongi taastumiseks ja nagu eelmiste kogemuste analüüsimiseks iseendast, nagu, et ma oleksin ise heas kohas, et ma oleksin nagu kutsutav. Jah, vot, see on kusjuures projektori thing, tuleb olla kutsutav, mis tegelikult tähendab ju tänapäeva maailmas metsikut aeglustamist. Mida on hästi raske selles maailmas, sest me oleme väga infomüra keskel, kogu aeg on kiire, aga minu jaoks kindlasti aitas hästi palju looduses käimine, hästi palju nagu pallielu käimine, ujumine, metsas jalutamine, vaikuses olemine, iseendaga nagu aja võtmine, et ma üldse jõuaks tagasi, kes olen mina, mis on minu energia, sest projektoril on hästi kerge nagu ennast teiste energiatesse ära kaotada nagu ja arusaamatu üldse, et mida siis mina tunnen. Ma nii naeran, et kui ma iga kord, kui ma human designis jälle midagi enda kohta õpin, siis mingi, oled ülitundlik, mul lihtsalt mingi nagu, kas võiks nagu midagi vähem tundlikumat äkki olla nagu, aga noh, tänaseks ma olen nagu näinud sellest ka kingitust, et lihtsalt aru saada sellest, et minu tundlikkus ongi minu kingitus maailmale, ma tunnen teisi inimesi ja ma suudan neid mõista ja ma suudan nende jaoks olemas olla ja ma suudan näha nende puhul asju, mida keegi teine võib-olla ei suuda näha, et ma suudan aktsepteerida võib-olla inimesi, kes kuskile mujale võib-olla ei sobita, et siis neil on ka koht, kus nad saavad olla nähtud ja aktsepteeritusena just sellise, nagu nad on, sest me kõik ju tahame, et me oleksime just sellisena vastu võetud, nagu me hetkel oleme. See on nagu nii ilus, see minu meelest see ongi see hästi ilus osa projektor Magicust, see võime nagu päriselt näha ja märgata teist. Kas sa oled muide märganud ka, et see selline sakraalsete tüüpide ja mittesakraalsete tüüpide puhul toimib see erinevalt? Noh, sest nüüd sa juba oled ju jälginud ka enda ümbritsevaid inimesi ka selles võtmes, on ju? Jaa, ma olen aru saanud, et mulle väga meeldib targutada no kõikide projektoritega. Ma kohe jõuame sinna. Seda on hea teha oma projektorites sõpradega, sest neile meeldib ka targutada, nad ei võtta seda isiklikult, et see omavahel targutada on nii tore, et nagu teiste tüüpidega tasub küsida, kas nad tahavad teada, mida sa arvad, et mitte nagu targutada nende kallal, sest kui me ise ka mõtleme, siis ja sama on ka hea projektorid teiste projektoritega kõrvalt vaadata, et kas sulle meeldib, kui inimene tuleb su tühja koha pealt nõu andma, nagu tegelikult ei meeldi ja sa ei võta seda vastu ka, et nagu vastumeelne on ja siis sa nagu analüüsid ennast, et äkki siis ma ei peaks ka minema teistele nõu andma, ilma et nad mu käest küsiksid, et võib-olla on nagu mõistlikum ennem küsida, et kas neid üldse huvitab see, mida ma arvan, mida ma näen, et Aga tajud sa seda selles mõttes sakraalide puhul, kas sa märkad seda, et sa kuidagi näed, kuidas nad võiksid olla efektiivsemad või, on ju? Ma näen nende potentsiaali. Jaa, teiste puhul ei näe, on ju? No mitte nii selgelt. Jah, ma näen, et meil on võime omavahel asju läbi rääkida, et meil on nagu tore koos targutada, jutustada. Just. Hea on, sain kokku targa inimesega, hea on teise targa inimesega lõputult palju rääkida, on ju. Ja. See on see, miks see on hästi huvitav, et vaata, HD on hakanud nüüd nagu levima, on ju. Ja siis on kuidagi jäänud mulje, et projektor ikkagi nagu peaks ainult projektoritega tööd tegema, sest need teised targad inimesed, vaata.
et tegelikult veel üks hullult äge teema on see, et meil kõigil enamus energiast, mis meil kaardis on tegelikult projektorite energia, on ju, mis peab saama kutsutud ja vastu võetud selleks, et see saaks päriselt väljenduda. Mis tähendab seda, et ei ole ainult nii, et on ainult nagu projektorid on need ainsad targad, on ju, ja kõik teised on lihtsalt mingi, kas siis ühed seal algatavad ja teised käte-jalgadega muudkui teevad, on ju. Aga just nimelt see koht on hästi äge, et tegelikult sa näed potentsiaali sakraalsete tüüpide puhul ja ma tean, et hästi paljude projektorite jaoks ja tegelikult kõigi jaoks, kellel on palju projektorite energiat, ma võin nagu enda eest ka rääkida, on ju, et mul enamus sünnikaardis on tegelikult projektorite kanalid väravad, et mul on tegelikult üks ainuke siuke sakraalne kanal, mis teeb must sakraali 29-46, eks. Et selles suhtes hästi tihti on projektoritel keeruline on just nimelt see siuke, et armunud või armastan potentsiaali. Olen saanud elus palju vastunäppe sellega, aga see on ka õpetanud, et kui inimene ei küsi abi, siis ei ole mõtet aitama minna, sest mina jooksen tühjaks ja kasu sellest on vähe nagu. Aga samas nagu ma olen saanud ka tunda seda, et kui keegi tuleb, et ma kuulsin, et sa teed siukest asja, et räägi mulle ka ja kui teistmoodi seda vastu võetakse nagu ja kui teise energiaga mina seda nagu edastan, et ja kui nagu palju tänulikum olla mina sakraalide ees, sellepärast, et ma olen aru saanud sellest, et ma ju võiks ka mingeid asju teha, aga parem on, kui ma ei tee, parem on, kui ma aitan neid selles, mida nad teevad, et ma hoolitsen nende eest teistmoodi nagu, et see, mis minul on anda, on olla ise heas kohas ja võib-olla nagu hoolitseda selle eest, et neil oleks lihtsam mingeid asju teha. See on hästi selline oluline nõks, ma olen seda palju jaganud, aga see peab vaata ka kuidagi nagu kehasse kukkuma ja päriselt kohale jõudma, et mida edukamaks sa tegelikult teed sakraalid enda ümber, mis tegelikult projektori jaoks, mis tahes valdkonnas, ja siin ongi lihtsalt see valdkondasid, vaata kõigil on erinevad, on ju, et see suke märka oma spetsialiteeti, on see suke üks asi, on ju, et märka seda, mida tegelikult inimesed sinu käest küsivad, mida keskkond tegelikult sinu käest küsib, et millist nii-öelda seda nagu guidance'it, et hästi tihti nagu projektorina on ka ju lihtne kinni jääda mingi tehnikad ja õpin ja tarkus on ju, aga mitte märgata seda, millist sinu loomulikku annet tegelikult küsitakse, eks ju, sa teid nii hästi selle tundlikkuse sisse, on ju. Et tegelikult söötöötud intuitsiooniga vahet ei ole, mis võtmes sa seda rakendad täpselt. Et see sama tarkus, et mida edukamaks sa tegelikult teed sakraalid enda ümber, seda edukam oled ka sina. Et tegelikult projektori tee on siuke väga minimaksi tee ja mitte nagu sakraalidega võistlemine, konkureerimine, mitte nendega kaasa jooksmine, mitte rohkem tegemine, mitte enda pidev läbipõletamine, vaid just nimelt see siuke wise guiding. Ja, aga need on need väga tugevad mustrid, mida murda, et kui ühiskond ütleb sulle, et sa oled ju laisk, on ju, kui sa ei tee nii palju, kui sulle öeldakse ja kui sa ei pinguta kogu aeg, on ju. Et ma nagu tundsin ennast kindlasti väga halvasti siin maailmas, et ma ei tundnud, et ma sobin siia või et ma mahun siia ära või et nagu, et ma ei jaksa teha nii palju nagu või et ma ei jaksa heast kohast teha nii palju. Et endale mitte liiga tegemata või siis teistele inimestele oma väga terava keelega mitte liiga tegemata, sest kui sa ennast läbi põletad, siis mingi hetk see nagu väljendub nagu enne, kui sa nagu läbi defineerid südamega, et sa suudad inimestele väga palju nagu halvasti öelda. Asi ei ole isegi mitte niivõrd, kuigi jah, siin on 25-51 ja igasugused muud toredad asjad panustavad sinna, on ju, aga tegelikult selline kibestunud projektor on üks erakordselt toksiline nähtus, ma olen sellega lihtsalt nii palju kokku puutunud, sest I am actually surrounded by projektors ja ma olen nagu elanud kunagi koos ühega. Et selles mõttes ma olen nalja teinud, on ju, et manifestor võiks olla siuke, et selline nagu kiremõrvar, on ju, lihtsalt nagu viha, eks. Et projektor kindlasti oleks see, kes võiks nagu mürgitada oma kaasa kohvi iga hommik selle ühe lusikaga, on ju. Et kibestumine kõlab tavaliselt eesti keeles kummaliselt, on ju, ja see on selline nagu termin, mida nagu tavaliselt ei taheta väga kasutada, ei taheta ka nagu tunnistada, on ju. Ja ma olen ise seda püüdnud nagu kuidagi kirjeldada, et see suke terav sisemine valu, et mind pole nähtud, mind pole hinnatud, mind pole väärtustatud ja natuke siis nagu sellise jõnksuga, et nagu, et teeks tagasi ka.
kirjelda palun, kuidas see sinu jaoks päriselus, kuidas kibestumine tegelikult päriselus ennast välja mängib? No varem oli kindlasti, et kui ma ei saanud ennast välja puhata, et siis mingitel hetkedel ma suutsin väga halvasti öelda oma lähedastele, mis tegi neile väga palju haiget, aga kuna ma pikemas perspektiivis ei suuda olla pahane, siis ma läheb üle, aga need haavad on ju löödud, on ju. Ja siis see tegi mulle liiga. Ja siis ma olen ka aru saanud, et kui ma iseenda eest nagu paremini hoolitsen, siis ma suudan olla parem peegel teistele, et ma suudan peegeldada neile nende potentsiaali ja nende kingitusi ja olla rohkem kingituseks siin maailmas teistele inimestele. Just läbi selle, et mina ise olen endaga heas kohas, mitte läbi selle, et ma teen palju, vaid et ma olen hea peegel ja oskan tunnustada inimesi selle eest, mida nad teevad, sest tihti nagu sakraalid ei näe enda kingitusi, et nad ei näe ka tihti need asjad, mis nende jaoks lihtsalt tulevad, on teiste jaoks väga suur kingitus. Just. Ja kusjuures sellest ma olen sulle ka tegelikult nagu nii metsikult tänulik, et meil tegelikult ka sakraalidena on väga keeruline näha seda, me teeme, on ju, eriti siis, kui me teeme selle õige tundega, siis me tegelikult, meie jaoks tundub see nii lihtne, nii loomulik, on ju, ja siis tuleb nagu keegi projektor on siuke, et oota. Aga üks hästi äge asi, mis sa sisse tõid, mida ma olen ka kuidagi palju jaganud, on ju, et see tunnusta teist. Et tegelikult projektorina tunnustus on ju oluline, on ju. Ja seda tavaliselt ju tehakse siin maailmas kuidagi nagu valeks, eks. No see tähelepanu ja tunnustus. Eriti Eestis see nagu mingi, mis tahad must, mis sul vaja on umbes, kui keegi kästi ütleb. On ju. Et sa oled ilmselt ju ise ka märganud seda, et on nagu hästi suur erinevus on see, et Kaia, sul on nii ilus kleit versus see, et kuule, ma olen tänulik sulle sinu eest selle eest, mida sa teed. Et on ju tegelikult nagu väga suur erinevus, kas... Ja, täidab tõesti erinevalt. Et ja üks selline nipp, mida vist jagasin, või ma olen seda jaganud, võtta selle eelmisel projektorite teekonnal, on ju, ja muidu ka palju, et tunnusta, et saada tunnustatud. Ja no, eks see ongi see, et me vajame, me peaksime, on hea anda ise seda, mida me soovime saada, on ju, aga ja kui sa oled ise heas kohas, see tuleb nagu loomulikult, et see ei ole nagu sunduslikult, et minu jaoks on nagu hästi raske nagu öelda asju, mida ma ei mõtle, aga kui ma ise olen heas kohas endaga, siis ma näen ja ma hea meelega tunnustan, sest minu jaoks on sakraalid suur kingitus või näiteks mehed on suur kingitus. Kus me naistel elaks, kui oleks mehi, nagu, kes meil teeks torutöid või paneks elektrit või ehitaks maja või ehitaks ahju või nagu, kus meestel poleks vaja, nad elaks puu all ja magaks seal ja neil oleks jumal okei. Nagu. Et lihtsalt keegi peab selle kõik töö ära tegema ju. See on nii imeline, et see on. Ja nagu... Projektor tabas ära selle nipi, et tegelikult nagu sakraalid toovadki ei ole mitte orjarahvas, vaid on nagu päike ja on nagu see creative force on this planet, on ju, ja et ilma sakraalse energiata tegelikult kui projektorid vajuvad ära, on ju. Et mida ma olen ise hästi märganud, mis mulle täiega meeldinud just nimelt selles projektor sakraal suhtes, et kui ma olen heas kohas, I bring the sunshine ja kui ma olen keerulises kohas, siis projektor brings the guidance. Et projektoritel on tegelikult nagu hullult hea võime välja juhatada teised mingitest keerulistest kohtadest, on ju, või näidata kuidagi nagu just heita valgust sellele, mida sa ise enda puhul ei näe, on ju. Ja nagu üks parimaid asju, minu projektorid on parimad küsimuste küsijad. Ja mul on ka siiras huvi, mul on olnud läbi elu siiras huvi inimeste vastu, et ma küsin neid küsimusi, sest mind tõesti huvitab ja mul on alati olnud ka sisse kodeeritud see, et ma tahaks, et minu inimestel läheks hästi ja kui ma vähegi midagi saan teha selleks, et neil läheks hästi, siis ma kindlasti teen seda. See nüüd on 4 kuus juba ka, on ju, et siin hakkab juba hästi palju ka see suke oportunistlik värk rolli mängima, on ju. Oportunism on ka nii äge termin, mida eesti keeles kasutatakse kuidagi nii kummaliselt, aga ma tahaks korra tagasi tulla selle kibestumise juurde. Kui palju sa oled nagu märganud seda, et need samad tunnustavad, mitte tunnustavad kutsed, on ju? Et ühed on ilmselgelt need, kus Kaia, ma tahan sind selle pärast, mida sina teed ja selle pärast, milles sina oled hullult hea, on ju. Ja teine on siuke, et kutsun kõiki ja ükskõik keda tegema, mul on vaja, et midagi ära tehtaks ja tulge kõik. Et kuidas sul see kibestumine väljendub siis, kui sa nagu nii-öelda vastad hooletult kutsetele, ehk siis ütled jah mingitele võimalustele või koostöödele, kus tegelikult pole sind tunnustatud ega nähtud?
See kindlasti teeb haiget ja siis tekib selline nagu õelus või? Õelus teiste inimeste vastu, et nemad on halvad ja nemad on pahad. Aga mul on olemas see kogemus, sama koolitus, kus me koos käisime, Laika koolitus, kus me tegime seda trauma kolmnurga ringi, kus me mängisime läbi, et me tegime teatrit, et üks on ohver ja teine on agressor ja kolmas on siis päästja, ja me saime mängida neid rolle läbi ja seda oli nii põnev nagu tunda ja kõrvalt näha, et need on rollid ja nii kaua, kui sa oled selles rollis, siis sa ei saa olla sina ise, sest sa oled mingis rollis. Ja need on need kohad, mis on mind aidanud, et kui ma süüdistan teisi asjades, mida ma ise olen teinud või valikutes, mis ma ise olen teinud, et siis ma ei saa ju olla mina ise, sest nii kaua, kui ma olen ohver, siis ma ei käi oma teed. Et see on kindlasti mind aidanud nagu nendest kohtadest välja ja et see teadlikkus ja eneseanalüüs selle üle, et ei ole nagu mõtet teisi süüdistada või olla nagu õel nendega. Ja samas see tuleb nii automaatselt ikkagi kohe, on ju? Ja see tuleb automaatselt kohe, teine siin see minu sama tundlikkus, et kui ma teen inimestele mõeldes ka haiget, siis ma tunnen seda ise palju hullemini nagu, et see teeb mulle haiget, kui ma teen teistele haiget. Et see on nagu real struggle projektorite jaoks ja ma olen tegelikult aru saanud, et enamjaolt projektorid võivad olla väga teravad ja väga õelad, sellepärast, et kui sa päriselt näed teist, siis sa tead ka täpselt, kuhu see litakas kirja panna, on ju. Et ma ütlen ka, et ma arvan, ma olen ka võib-olla projektorite poolt ikka saanud kõige nagu teravamalt, sellepärast, et they really know kuhu sihtida, eks. Ja ma olen hästi aru saanud, et tihtipeale ei ole asi isiklik, vaid et nagu projektor, kes on kibestunud, näiteks tööalaselt on nagu siuke täiesti teeb tänamatut tööd ja teeb sakraalset tööd ja me teame kõik, et projektorid ja sakraalse töö eest on kõige vähem tasustatud, kõige vähem nähtud, kõige vähem tunnustatud, on ju. Et siis nad kipuvad ikkagi seda kibestumist laiendama igale poole mujale. Kaitserefleks on see. Et mina olen nagu hästi pihta saanud just mingite selliste projektorite kibestumise õeluse nooltega, kui ma pole mitte midagi teinud või ma isegi nagu ei tea what's happening, what's going on ju. Ja siis tuleb välja, et ma ei tea, mingi tööl oli kehv päev või ma ei tea, klient oli nõme, on ju. Ja siis nagu, isegi sõbrad saavad lihtsalt sellega laiendatud. Ja kindlasti, kui ma tegin nagu mingisugust sükast tööd, kus ma nagu, mul näiteks väga meeldib teenindustöö, kuna mul meeldib inimesed, aga pikad päevad minu jaoks olid ikkagi äärmiselt väsitavad, et kui ma tulin töölt koju ja ma ei lülitanud ennast ümber, ei võtnud hetke endale nagu maha laadida, siis ma võisin olla väga õel oma lähedastega ja nagu sellise hind ei ole minu jaoks väärt, nemad ei ole tegelikult ju süüdi ja kas see nagu see raha on siis väärt seda, et ma teen haiget nendele inimestele, kes on minu jaoks kõige tähtsamad. Et see tuleb hästi loomulikult, et see on lihtsalt selline, et sa oled nii väsinud, et sul ei ole nagu, et sa ei suuda midagi teha, aga suudad nagu öelda midagi, vaata, nii palju energiat ikka leiad nagu. Ja see, kus juures käib ju nii üks ühele, et mida rohkem, nagu mida rohkem tühjemaks aku, mida enam aku tühjeneb, seda rohkem mürgilisuse määr tõuseb. Ja mu sõbrad teavad väga hästi, et mind tasu üles sajada, mu pere teab, et sealt tuleb väga koledad asju, et last magab. Kuule, aga kui palju und on hea? Ja see on teine valukoht ma elus. Ma mäletan, kui ma olin väike laps, siis mul mingi vanaema oli hullult pahane mu peale, et maal magad poole lõunani, ma olen laps, ma magan, ega ma siis teadlikult ei maga mingi lõunani, ma ei tee valikut, et nüüd lähen magama, magan lõunani. Ma olen alati vajanud mingi 9-10 tundi und, mis on nagu siin maailmas nagu palju, aga ja alla selle, kuigi ma just ükskord rääkisime ka sellest, et ma olin nagu maal, on ju, kus ei ole kõrvalisi infoväljasid ja vähem inimesi ja ma olin täiesti üksinda majas ja siis ma suutsin ennast ka mingi 8 tunniga välja magada. Aga kui ma olen linnakeskkonnas, kus on hästi palju infomüra, teisi inimesi, ma ei tea, Wi-Fit, kõiki asju nagu, siis ma 90 tundi on minu miinimum selleks, et ma suudaksin olla rõõmus ja efektiivne ja nagu... Ja powernapid? Minul seda pole olnud, mulle ei meeldi keset päeva magada, aga kindlasti võib-olla see, et mulle väga meeldib mingit raamatut lugeda või diivani peal midagi õppida. Mitu tundi, sest tegelikult päevas on hea sükest produktiivset aega teha? Kui järjest, siis võib-olla mingi 4 tundi maks nagu. 3-4 tavaliselt kipub olema see, mida nagu päris aus projektor ütleks. Et 3-4 on nagu hea teha õigeid asju ja siis ülejäänud aeg võiks olla ikkagi siuke uni, lugemine, õppimine, uurimine, olemine. Jah, mis siia maailma üldse ei sobi.
no vaata, see nüüd ongi niimoodi, et see meie tänapäeva maailm tegelikult ei ole loodud nagu otseselt mitte kellelegi, vaid siit mugandatud mingi one size fits all ja kõik peavad nagu fit ima sellesse size'i. Aga see on ka see asi, miks mind human design väga nagu haitas, sest ma olen ju nagu seda sarivõimlemise teed teinud nii kaua, kui ma mäletan ennast olles skorpion nagu, et mind alati kõik see müstiline ja kõik on nagu huvitanud, ma olen ju õppinud igast erinevaid asju nagu ja proovinud igast praktikaid ja käinud välismaal ja oman palju erinevaid pabereid ja diplomeid on ju, aga nagu enamus nendest on mõeldud kas siis sakraalidele või siis manifestoritele, on ju. Et ja tegelikult ei sobi päriselt ei sakraalidele ega manifestoritele ka. Aga ega üldjuhul ikkagi nagu nad ei sobi väga palju, nagu, sest projektorid nii palju pole, on ju, ja noh, ongi raske teha mingit asja one size fits all, et mulle just meeldis selle human designi puhul, et ma sain nagu ise teha otsuseid ja ma sain seda lihtsalt kasutada nagu tööriistana, mitte kui järgmist mingit kalti või mingit usku või mingit asja nagu, et kuhu siis ennast sisse anda, on ju, sest me tihti näeme seda, et inimesed ikka failivad lõpuks, aga nagu iseenda peale, noh, kui sa iseennast lõpuks õpid usaldama, nagu, et siis sa saad nagu enda peale ikka loota. Ja samas on ka see, et noh, vahepeal on nagu ka okei failida ja õppida sellest ja teha siis nagu järgmine kord kohe nagu kuidagi targemalt ja paremini, on ju. Ma tahaks, projektoritel on tegelikult üks suur valukoht on tavaliselt see, et kuna fookus läheb automaatselt teise peale, on ju, noh, suhetes igal pool, eks ju, siis need enda vajadused kipuvad jääma vajaka. Ja siis tavaliselt see karikas jookseb hästi tühjaks. Ja siis me teame, tuleb see õelusmurd, kibestumine murd, aga ma panen sulle hommikul igaks juhuks selle lusikatäie rotimürki sinna kohvi sisse. Nagu võib-olla siis hakkab mind hindama ja tunnustama ja märkama, on ju. No, me teame, kuidas päris elus käib. Et kas sa oled kuidagi hakanud enda vajadusega nagu teise nurga alt vaatama või õppinud neid kuidagi nagu selgemalt kommunikeerima, kas selle aja vältel, kui sa nüüd kas või näiteks ka minuga seda teekonda trippinud oled, on ju, et on selles osas ka midagi muutunud, sest ma nagu kõrvalt mulle tundub, et on täiega palju muutunud, aga täiega äge oleks sinu kogemust kuulda. No üleüldse see energiatüüpide teema kindlasti kodus aitas mul mõista, kuna mu mees on generaator ja laps on manifesteeriv generaator, et nagu mõista nende toimimist rohkem ja nendega võib-olla paremini hakkama saada, et see kindlasti aitas. Mõista ise enda vajadusi rohkem, et mul ongi rohkem vaja nagu sellist rahulikku aega ja ma ei peagi alati nendega igale poole kaasa minema ja ma võingi teinekord jääda koju oma ette nagu olema. Lifehack tegelikult kõigile projektoritele päriselt ka. Alati ei pea eriti sakraalsete laste ega meestega kõike kaasa tegema. Siis kui ma seal pahurast tujus nendega metsas matkal olen, siis sellest ei ole kellelegi kasu nagu. Kindlasti see, et iseendale aega võtta, iga päev regulaarselt iseendaga olla, sest muidu ma ei saagi aru, mida ma tunnen, mida ma mõtlen, mis kuulub mulle. Kindlasti see, et enne kui ma kuskile ruumi lähen, kus teised inimesed on, ma teen enda peal tšeki, et kuidas ma tunnen ennast, milline on mu tuju, kuidas mu keha ennast tunneb, on ju. Ja kui ma lähen nagu ruumi sisse, et kui see muutub, siis ma saan aru, et see ei ole minust, vaid see tuleb kuskilt välisest, on ju. Et siis, mis ma sellega teen, on juba teine asi, on ju, aga et ma saan aru ja teine asi, kui ma võtan rohkem aega iseendale. Käin looduses ja ma ei tea, massaažis ja trennis ja sõbranadega väljas ja naudin elu ja siis ma suudan seda teiste inimeste energiat endast kergemini läbi lasta, et see ei jää minusse nii kinni enam, et ma ei ole nii tugevalt mõjutatud enam teiste inimeste emotsioonidest. Et ma ennem kindlasti olin rohkem, et need hästi palju väsitasid mind, et draama tohutud väsitab mind, sest kui mul ei ole emotsioonikeskus defineeritud, siis ma tunnen teiste inimeste emotsioone teinekord tugevamini, kui nad ise neid tunnevad. Ja, see kehtib muide ka sakraalide puhul, täpselt sama teema, et mul on ka emotsioonid defineerimata, täpselt sama lugu, on ju. Ja, et lihtsalt, et see märkamine ja teine asi, et kui mina olen heas kohas ja kui ma ise enda karikat ise täidan, siis kõik need muud asjad, millest ma enam võib-olla puudust tundsin, nagu, siis nad tulevad loomulikult ise järgnevad sellele. Et kui sa ise ikka iseennast ei väärtusta, siis nagu miks keegi teine peaks seda tegema, on ju. Ja just see nagu iseendasse nagu lõdvestumine, et ma olen okei sellega, kes ma olen, milline ma olen, on ju, et mul on õigus enda eest hoolitseda, on ju. Jaa. Ja siis ma olen parem inimene, et ma olen nagu, et siis ma olen palju kutsutavam, ma
ma olen meeldiv nagu, et mul teistel inimestel minuga hea koos olla ja siis on kõik kokkuvõttes kõigil paremini ja pereelu on rõõmsam ja et ei pea nagu emana siin ennast halvasti tundma, et okei, ma nüüd, ma ei tea, saad natuke ise hakkama, et ma lähen käin mingi trennis või massaažis või metsas jalutamas üksinda. Just, et see on hästi oluline nõks, ma tegelikult vist jagan seda siin kuidagi niimoodi suuremale ringile ka, et see on nagu midagi, mida ma olen hästi palju promonud kõigile, ma olen mingi täiega totaalne influencer loodusele, totally not paid promotion, aga täidab nagu nii rohkem kui raha, on ju. Et see aeg iseendaga, et me tegelikult üks HD alusvundament, küll me jõuame ka sellest veel lähemalt rääkida, on ju, et aga see avatus ja täidetus ja et kui palju me tegelikult oleme kogu aeg mõjutatud teistest inimestest ja oma keskkonnast ja me isegi ei ole teadlikud sellest. Ja tegelikult täna ju väga paljud inimesed ikkagi elavad niimoodi, et nad nagu magavad korterelamus, on ju. Ja nende korteris elavad nendega koos elukaaslased, ma ei tea, lapsed, lemmikloomad, kes iganes. Siiski võib-olla mitte päris kes iganes, aga hopefully the people you chose there. Aga ja siis need inimesed, kas siis võib-olla ainuke hetk, kus nad on nagu üksi, on siis, kui nad sõidavad autoga tööle, aga kui nad lähevad ühistranspordiga, siis see on nagu korralik kompott. Tavaliselt, kui autoga sõita kuhugi, siis taustaks on ikka mingisugune, ma ei tea, müra. Siis suur osa inimesi siiski jõuab tööle, kus on ka mingisugused jälle teised inimesed ja neid võib-olla pigem on isegi palju. Ja nii see elu läheb, on ju, töölt jälle toidupoodi, kus on teised inimesed, koju, kus on teised inimesed ja kogu aeg on teised inimesed. Ehk siis sisuliselt, vaata see näide, nagu ma suhetes rääkisin, on ju, et Caesar ja mulgikapsas, on ju. Et ma nagu lõpuks enam ei teagi, mis see minu Caesar on. Et ma nagu olen nii palju kuulnud seda, et ma olen nii ära kadunud, on ju. Okei, aga võtta ennast korra kompotist välja, et see ära mine jälle järgmisele mingisugusele eventile või kuhugi, kus on jälle kompott koos, me oleme suga koos ka päris palju sari vaimelnud, on ju, et we go back, we go way back, et mina avastasin, et ühest kompotist teise, et väga tihti ka sellises võib-olla mis jääb vajaka sellises, ma ei tea, mul spirituaalne, mulle ei meeldi seda terminit väga kasutada, sest et jälle see on nagu erinevaid tähendused ja värgid, on ju, aga mis väga palju jääb võib-olla selles vaimses maailmas vajaka on see sõnum, et avasta ennast ise, koge ennast üksi, on ju, et tõeline areng tegelikult toimub siis, kui sa võtad ennast välja sellest kompotist. Et mina kunagi avastasin, et mul üldse ei sobi igasugused grupimeditatsioonid ja evendid, just nimelt selle emotsionaalse avatuse tõttu, et mul tihtipeale peale väga sellist mind justkui laadivat ja puhastavat sündmust, ma vajasin päris mitu tundi looduses, et päriselt jõuda heasse kohta. Et aga elu mulle lõi mingi hetk võimaluse, et mul on alati meeldinud üksi käia looduses ja mingi hetk elu lõi mulle selle võimaluse, kus selles jäängi nagu oma lapsega kahekesi elama, on ju, kuna ta on emotsionaalne manifestor ja loodus ei ole päris tema teema, tema tassike teed, et ma hakkasin väga palju üksi käima ja see oli nagu suurepärane aeg. Ma hakkasin nagu õppima, tundma ennast iseendana, kuidas mina tunnen iseennast ja mitte nagu peaga, vaid nagu päriselt seisundi võtmes ja see sama asi, mida sina ka jagasid, et tänu sellele mul tekkis väga palju parem võime eristada oma seisundi muutuseid koos teiste inimestega ja mitte sellega samastuda, vaid saada aru, et okei, et see sama emotsionaalne värk, et ma arvan, me sellest tõenäoliselt räägime mingi hetk päris pikalt ja päris põhjalikult, sest see on hästi oluline teema. No see on see, kus empaatia tuleb. Ja seal on nii lihtne samastuda ja nii lihtne on panna lugusid taha, miks mu seisund muutus ja mis toimub, on ju, et see pikk lohisev jutt on see, et kuhu ma tahan jõuda, on see, et hakka looduses käima üksi. Nagu reaalselt hakka looduses käima üksi. Ja kui sa ütled, et ei ole aega, siis see siuke pool tundi, 45 mintse, ma soovitan tundi, on ju. Et selle leiab alati, kui sa ütled, et sa elad linnas ja loodust ei ole, siis nagu mõni park on ikka, kus nagu inimesed ei ole külje kõrval. Et tegelikult ka. Ja kui seda teha nagu rohkem kui üks kord, ma nüüd tegin ära, midagi ei muutunud, on ju. Algus võib ka raske olla, sest asjad tulevad välja, mis sa oled alla surunud. Aga kindlasti projektorina on see hästi oluline, sest projektorina suhtes ära kaotada on nii kerge, et nagu hakata elama teise inimese elu, teise inimese unistusi, teise inimese soove nagu, ja siis lõpuks sa ei saagi aru, et kes siis mina olen või kuhu me lähme üldse või nagu, kus mu energia on ja nagu, et hästi nagu keeruline on see, et ma kindlasti tunnen ennast nagu
kõige rohkem, võib-olla kõige õnnelikuma enda elu jooksul praegult, et ma aktsepteerin enda, et ma olen selline, nagu ma olen, et mul on oma mingi kiiksud ja veidrused ja ma olen... Ei olegi laisk. Ja, no jah, mul on teisugused kingitused siia maailma, on ju. Et omamoodi olen laisk, aga need laisad hetked toovad mulle nagu kasu, et mul on siis... ma suudan mingit analüüsi teha ja ma suudan midagi õppida jälle, et ma suudan sellega teistele inimestele nagu, sest paljud inimesed sinul on ka mingi anne minna väga sügavuti, aga paljud inimesed neid ei huvita mingid asjad nii sügavuti, kui mulle meeldib. Mul pool sünniristi on seal sügavustes. Ja et kui mind miski huvitab, siis ma olen nagu mingi fanatt, nagu ma lähen sinna sisse, ma uurin seda, ma õpin seda, nagu ma võin see võib terve oma elu olla, on ju. Et paljud nagu, kes ei ole seda nagu, minu jaoks on sügavus hästi oluline. No. Ja see on täiega äge, et sa just tõid vaata ka selle sisse, et või noh, ma sõnastan selle ümber, see on nagu nii jälle hullult hea koht, et aeglustamine tegelikult ei ole otseselt laiskus. Me on kuidagi, meie tausta kultuurilugu ka on ja meie taustaruum ja see, kust me tuleme, on, et ma olen, Zoomides ma olen seda hästi palju jaganud, et tegelikult väga paljud asjad tuleks ikkagi nagu Eestis natuke mugandada, sellepärast, et see meie ka selline ajalooline ja esivanemate selline mustrite tasand on ja et kust me tuleme ja mis on meid mõjutanud, puudutanud, et meie esivanemat oli väga palju vaja ellu jääda, keegi ei küsinud, kas sa jaksad või kas sa tahad või ei mingeid kas-küsimusi, ei mingeid tunnustavaid kutseid, lihtsalt pure survival ja aeg on väga palju edasi läinud, aga ikkagi hästi tihti on kuidagi selline tunne, et tee rohkem ja sa saad rohkem, on ju, ja kui sa nagu väga palju ei tee, sa oled lihtsalt nagu laisk. Kui ma teinekord kuni ka 3 päeva täiesti olesklen ei tee mitte midagi, siis see tuleb hästi loomulikult, tuleb see, et ma teen ülilüükse aega ära ülipalju, üliefektiivselt nagu. Ja see tuleb hästi nagu loomulikust kohast ja kergest. Ja võt, see on see tark süda. Et see nüüd on see tark siuke defineeritud südamevärk, on ju, et teen ära, mida on vaja, aga see tuleb hästi loomulikult, mitte nagu, pigistan sidrunist seda viimast piiska välja, on ju. Okei, aga ma täiega tahaks, et sa annaks ühe good tipsi projektoritele ja good tipsi selles võtmes, et ma tean, et täiega keeruline tegelikult on näha eriti oma lähedasi sakraali, enamus projektorid siiski on ümbritsetud sakraalidest. Nagu niimoodi, et nad nagu totaalselt raiskavad oma eluenergiat, ei rakenda oma potentsiaali ja siis nad mitte kunagi ei küsi ja siis sul on nagu nii palju tarkust ja nii palju guidance'it ja sa nagu täpselt tead. See üks asi, mida oleks vaja muuta, et ta elu oleks täiesti teistsugune. Kuidas nagu sellega toime tulla? Ma arvan, et aktsepteerida inimesi sellise, nagu nad on, sest mu enda paarisuhe on õpetanud mulle seda, et kui sa armastad inimest sellise, nagu nad on, siis see motiveerib palju rohkem inimest muutuma paremaks kui see, et sa tänitad ta kallal, et miks see ei ole või tee seda paremini või. Ja kindlasti projektorisõbrannad aitavad, kellega saab koos targutada, nagu, kes ei võta nagu mingisuguseid arvamusi selle kohta, nagu, et see oleks mingi reaalne asi, mida peab muutma või nagu, et saad ennast kuskil mujalest välja elada. Nagu. Ma olen tihti soovitanud ka, et kui sa ikka kohe kuidagi muud ei saa, on ju, siis nagu vähemalt loo targalt see avatus, kus teine nagu tuleb ja küsib su arvamust või su seisukohta või su nõuannet, on ju. Ja mis võiks võib-olla veel kõlama jääda, ma tean, me läksime sellest, see tõid nii hästi sisse, aga me läksime sellest kuidagi sujuvalt üle, et tegelikult see, kui mina küsin sinu käest midagi, on ju, või kui ma pöördun sinu poole, ma loon sellega avatuse. Mis tähendab seda, et ma teatud mõttes nagu tere tulemast minu koju, on ju, ja teistpidi on see, et ma olen ka valmis vastu võtma seda, mida sina minu puhul näed ja märkad, on ju. Ja ma kindlasti olen õppinud sakraalidega rohkem küsimusi kasutama ja projektoritega ma saan siis sama mingi nagu välja elada ennast, sest vahest on hästi tore nagu ka ennast nagu välja elada, et seda. Jah, seda tarkust on lihtsalt nii palju, on ju. Hakkab kergem. Nii palju. Kas sul on veel mõni hea nipp või nõks või mingi soovitus meie projektor kuulajatele või nendele teistele kõigile energiatüüpidele, kes on näiteks koos mõne projektoriga? Projektoritele kindlasti projektorid on väga erilised, neid on kindlasti vaja väga siia maailma, et keegi peab vaatama üldpilti ja võib-olla juhendama ja just, et teised saavad siis teha seda, mis nad oma loomingut lihtsamini. Nendele, kes on projektoritega koos ja kellel on projektorist tuttavaid ma ei tea, märgata neid, tunnustada neid nende tarkuse eest, küsida nende käest asju ja lasta neile olla, et see olemine on hästi oluline, et sealt tuleb, et mitte sundida neid tegema, et sealt tuleb sellisest
head vaibi rohkem kindlasti. Täiega aitäh sulle. Aitäh sulle. Mis tunne oli oma Projektor Wisdomit jagada? Samamoodi üldse mitte nii hirmus, kui ma pelgasin, et tegelikult oli täitsa okei. Tegelikult nagu justkui on päris mõned aastad elatud projektorina, noh küll mingi aeg ilma teadmata, on ju. Aga samas, noh tegelikult ju, ma usun, et sinu puhul ka, et väga paljud asjad tundusid hästi loogilisena, hästi tuttavana ja lihtsalt olid midagi, mida sa enda puhul valeks teinud. Ma olen viimasel aega mõelnud seda, et kui ma alguses vaatasin oma kaarti, mõtlesin, et bože mai nagu, aga kui ma viimasele praegult vaatasin, siis täpselt nii, nagu mul vaja on, et seal on kõik need õiged kanalid, õiged väravad ja õiged, ma olen nagu nii rahul, et ma ei tahaks üldse mingit teist kombinatsiooni, nagu, et mulle nagu sobib. Ja see tuleb alati nagu mingi aja pärast, sest et minul oli ka alguses ikka väga palju protesti ja ma tundsin, et kõik kõige ägedamad on mingi 2.14 on kusagil kellelgi teisel ja nagu mul 44 on ka ilma 26-ta, nagu kuidas ma siin elus hakkama saan, kui ma nagu midagi müüa ka ei oska, on ju. Ja siis ajapikku sa hakkad aru saama, et nagu oota, aga tegelikult elu on su teinud täpselt selliseks, nagu vaja on. Pannud sind õigesse perekonda, mida sul vaja on. Et sa saaksid need kogemused, mida sul täpselt vaja on, eks ju. Et ja täiega aitäh sulle ja täiega aitäh sulle kuulaja-vaataja. Ma loodan, et sul oli ka põnev kasulik kuulamine, vaatamine ja ka oma mõtteid ja ka oma muljeid ja anna meile märku, millest võiks veel rääkida. Tšauki!